Kas oled kunagi mõelnud, kuidas sinu moevalikud mõjutavad keskkonda ja ühiskonda? Samm korraga saatesarjas tutvustame sulle jätkusuutlikke moetarbimisvõimalusi ning toome lähemale moevaldkonna inimesed, kes tegutsevad südamega jätkusuutliku ja aeglase moe edendamise nimel. Mul on väga hea meel, et meiega on täna tulnud oma mõtteid jagama Marimaa disainer ning asutaja Mari-Liis Pikker, kellega me sukeldume kapselgarderoobi maailmasse. Tere tulemast! Tere, väga hea meel, et kutsusite. Räägi meile, mis see kapselgarderoob endast kujutab ja mis on selle vahe sellise traditsioonilise garderoobiga? No, traditsioonilise garderoobiga vahe on siis selles, et kui tihti traditsioonilises garderoobis aja jooksul on ostetud rõivaid, aga ei ole tegelikult siis samm-sammult läbi mõeldud, et need kõik rõivad, mis seal garderoobis on, peaksid omavahel aitama luua terviklikke komplekte. Et pigem on nii, et trendide ajal on siis ostetud kokku erinevaid esemeid ja lõpuks tekib naistel siis tihtipeale see tunne seal garderoobi ees, et väga palju rõivaid on, aga selgu panna ei ole tegelikult mitte midagi. Et kapselgarderoob on siis läbimõeldud esemetele ehitatud garderoob, et sul ei pea neid rõivaid olema seal väga palju, aga nendega on võimalik luua võimalikult palju erinevaid komplekte. Ja siis säästa aega sellega ja iga päev samas väga hea välja näha. Et meie oleme Marimus loonud mitmed erinevad kapselgarderoobide komplektid ja näiteks üks väga hea näide on siis selline baasgarderoob, mis sisaldab endas 7 rõivaeset ja 1 aksessuaari ja nendega saab luua siis 23 erinevat looki. Me oleme sinna kokku pannud bluusi seeliku, kleidi, ühe lühikese jaki, millega siis saab stilistikaid luua just nii, et su figuur jääb ka tegelikult väga kenasti tuleb esile. Siis on seal püksid, pükstükk ja kerge mantel. Ja aksessuaarina on siis juures seal kristallvöö, mis annab hästi palju erinevaid stiliseerimisvõimalusi. Kas sul on mõni selline erilisem või silmapaistvam custom-made kapselgarderoobi näidega? Ja meil on üks selline väga eriline lugu tegelikult, et me kevadel käisime ühel Austria kliendil külas, et siis koha peal vaadata tema garderoob üle. Et tema soov oli see, et kuna tema stiil on siin viimasel ajal muutunud, et ta tahaks tegelikult minna täielikult üle sellele, et tal on ainult ajatud ja väga kvaliteetsed tooted oma garderoobis. Ja see oli põnev projekt selles mõttes, et tal on väga palju eri üritusi, kuhu tal on tooteid vaja. Ta on tuntud viiuldaja, tal on vaja esinemisrõivaid, samas on tal 4 last, et on vaja ka mõelda sellele, et oleks igapäevased tooted kenasti olemas. Et hästi huvitav ja hästi huvitav oli näha, mis tal tegelikult olemas on ja just ka see, et ta soovib minna üle sellele, et tal hakkaksid need rõivad omavahel kõik kokku sobima, et me vaatasimegi, et mingid asjad on tal olemas, mida meil ei ole mõtet talle juurde teha, aga samas on väga palju, milles me saame talle abiks olla. See natukene kõlab vastuoluliselt, et sul on justkui see kapselgarderoob, mis on selline kindel struktuur seal ja kui sul on vaja väga-väga palju erinevaid selliseid rõivaid, mis siis iga kord on uued ja säravad, siis kuidas see toimib, et saab niimoodi tegelikult ära elada, et sul on see üks garderoob ja siis käib kõigidel nendel üritustel ja näed alati särab ja see on välja. Siin tulebki tegelikult mängu see väga nutikas stiliseerimine. Et ühte rõivast saab väga paljudel väga paljul erineval moel kanda, et temaga me ka kogu aeg räägime, ta küsib ise näiteks küsimusi juurde, et okei, et kas ma võin seda ja seda kokku panna ja nii ja selleks me teeme ka sotsiaalmeediasse ja jagame klientidele neid stiilinippe, et kuidas siis üht Marimu rõivast näiteks konkreetselt stiliseerida ja oleme täna siis varsti lansseerimas ka sellist digitoodet, kus ongi siis ühe toote baasilt tegelikult välja töötatud erinevad stilistikad, mil moel siis seda toodet kanda, mis teeb naisterahva elu veel lihtsamaks, et hommikul sa oled põhimõtteliselt garderoobi ees, võtad telefoni, mõtled, sellised, täna panen selle. Et tegelikult, kui neid pilte vaadata, mis me oleme stilistikatena loonud, siis tõesti nad on üks sama toode, aga väga-väga eriilmelised väljanägemised tekivad.
Aga kuidas ära tunda, et võt, mul on nüüd vaja kapselgarderoobi? Ma arvan, et see põhiline äratundmine on tulnudki naistel seal või üldse miks see tuli, et me hakkasime Marimo kapselgarderoobi tegelikult välja töötama. Tuligi sellest, et pidevalt naised olid siin proovis. Mul on kapprõivaid täis, aga no mitte midagi ei olnud täna jälle selga panna. Ja seda kordus nii palju ja siis ma nagu mõtlesin, et aga mul ei ole hommikuti sellist probleemi ja mul ei ole tegelikult üldse palju rõivaid endal ja sealt see tuligi, et okei, aga mingi nipp peab ju olema, mis siin on. Ja tegelikult see on kapselgarderoob kui selline on juba 70-ndatel välja mõeldud nagu teema, aga meie lihtsalt tõime ta siis nii-öelda heas mõttes tagasi ja just nagu rõivabrändina tagasi, et tavaliselt on stilistid need, kes seda soovitavad. Aga kui keegi astub siit uksest sisse ja tahab endale kapselgarderoobi, siis kuidas see protsess välja näeb, kuidas te teete seda? Selles mõttes, et kui ma inimest juba tean, ta on meil varem käinud, siis on natuke lihtsam, et ma juba tajun mingeid tema eelistusi, aga kui ta, ütleme nii, et ei ole siin varem käinud, siis ongi tegelikult selles mõttes natuke see protsess tulebki samm tagasi võtta, et ma pean aru saama, et kes see inimene on, mis on tema elustiil, et sest lõpuks need rõivad, mis seal kapselgarderoobis on või peaksid olema, on need, et mis läheksid kokku sinu elustiiliga. Et noh, et kui inimene on, ma ei tea, mägironija, siis tal nagu Marimusse ei ole väga nagu mõtet tulla, eks ju. Et aga no meie naisterahvad ongi üldiselt sellised juhtivatel ametikohtadel naised, ettevõtjad, koolitajad, advokaadid, juristid, et selles mõttes, et kui ma saan nagu sealt teada, et mis on ta see ametipositsioon, pluss siis sinna kõrvale, mis ta ka igapäevaselt teeb, et ega meie tooted ei ole ainult siis nagu pidulikeks puhkudeks või nagu ainult nii-öelda esinemiseks, vaid ikkagi ma püüan mõelda nii, et nendega saaks igapäevases elus ka käia ja toimetada. Teil on mingi huvitav lugu ka, mis on juhtunud neid kapselgarderoobe tehas inimestele? Et võib-olla, mis on enda jaoks lihtsalt muutunud juba igapäevaseks, on tegelikult see, et me oleme päris palju kapselgarderoobe teinud nii-öelda üle ookeani, et me ei olegi seda inimest nii-öelda päriselus siin enda ees näinud, vaid me olemegi suhelnud ainult üle videosilla, et see on tegelikult selline uus reaalsus, mida me päris palju nagu teeme, et inimene saadab oma mõõdud, võtab need ise, me juhendame teda selles protsessis, me vaatame tema pilte, suhtleme läbi video, et me saaks aru tema sellest nahatoonist, juuksetoonist, kõigest, et mis talle siis sobib, eks ju. Et see on endale olnud muidugi alguses kindlasti oli nagu natukene võib-olla väljakutsuva, tänaseks on muutunud juba selliseks igapäevaseks töö osaks, aga see on kindlasti hästi äge, et seal alati säilib selline väike uudsus ja kas sa paned täppi või paned täppi, eks ju. Aga mis on tore selle protsessi juures on tore jutumärkides võib-olla, mis on meile tekitanud ikka aeg-ajalt küsimuse kohti ja rätsepatele natuke peavalu on mõõdud, et inimesed ei oska neid tegelikult ise võtta. Et meie, kes me oleme selle protsessi sees, selles valdkonnas, meie jaoks on see nii tavaline. Aga me oleme siis aja jooksul järjest paremaks läinud oma nende juhenditega, kuidas neid võtta ja täitsa teatud hetkedel võtamegi koos inimesega. Nii et tema on ühel pool videot ja meie teisel pool ja juhendame, et kuidas seda teha. Mõõtude võtmisel on siis kõige olulisem see, et kui kodus neid ise võtta, et võiks olla teil abiks keegi, kes saab teid aidata, sest ise mõõte võttes me oleme siis mingis asendis ja need mõõdud ei tule täpsed. Selleks, et mõõte võtma hakata, on oluline fikseerida siis ühe paelaga enda vöökoht, ehk siis kõige kitsam koht enda kehal ja siis sellega on hea, tähendab selle järgi on hea siis mõõta pikkusmõõte meil. Nii, ja siis ma siin näitan, et näiteks kui võtta rinnamõõtu, et siis oluline on, et see mõõt tuleb võtta kõige nii-öelda laiemast kohast ja mõõdulint peab olema siis paralleelne tegelikult maapinnaga. Mõõt, millega tavaliselt kõige enam eksitakse, on puusamõõt, et ei osata ära fikseerida, kus on see puusa koht. Ja seda me siis täna ka näitame, et tegelikult see on nagu kõige laiem koht meil.
et tihti hakatakse seda mõõtu võtma puusakondi pealt, aga tegelikult see on siis 9 sentimeetrit tavaliselt meie puusa mõõdust kõrgemal. Et siit on siis kenasti näha, et see mõõdulint peab olema ka põrandaga paralleelne, kui te seda mõõtu võtate. Miks vööjoon on siis oluline fikseerida, on see, et kui me näiteks võtame esipikkust, mis meie jaoks tooteid tehes on hästi oluline, siis mõõdame siit kaela ja õla ristumispunktist ehk turjapunktist alla ja siis meil on väga hea, kui vöö on fikseeritud, et siis me ei eksi, et see vöökoht on siin. Mis on need riideesemed, mis peaksid olema iga inimese kapis? Selles mõttes niimoodi üheselt ma isegi tegelikult ei tahaks öelda, sest see sõltub sellest just, et mis on inimese elustiil, kas ta on rohkem kleidi seeliku kandja või pükste kandja, et me oleme teinud kapselgarderoobe, mis baseeruvad ainult seelikutel ja kleitidel, et kui inimene lihtsalt ta ei kannagi pükse, eks. Aga võib-olla natuke kulunud, aga samas ikkagi ma ütleks, et see väike must kleit on alati see, mis võiks olemas olla iga naise garderoobis, kes soovib siis elegantne ja šikk välja näha. Ja selline võib-olla kokku 7 baaseset, et see on nagu oluline, mille ümber siis hakata looma. Kas nad on seelikud, kleidid, püksid, see sõltub juba inimesest. Ja see on siis üheks hooajaks või näiteks terveks aastaks? Või... Ta on meil ikkagi mõeldud läbi nii, et ta on baas ehk et ta on kantav siis terve aasta. Ja. Aga mis on nende põhjused või positiivsed aspektid, miks üks inimene peaks mõtlema sellele, et koostada endale kapselgarderoob? No tegelikult neid positiivseid aspekte on seal väga palju. Et üks on kindlasti see tänapäeva jätkusuutlikkuse teema, et tõesti sa tarbid kapselgarderoobiga kokkuvõttes tegelikult vähem. Nagu me rääkisime sellest majanduslikust aspektist ka, et tegelikult suures plaanis sul kulub siis kokkuvõttes vähem raha selle peale, kui sa ei osta iga hooaeg erinevaid tooteid endale juurde. Lisaks sul jääb aega üle või selles mõttes, et aega sa saad kasutada siis enda jaoks nagu muudeks väga tähtsateks asjadeks, et sa ei pea igapäevaselt nuputama, mil moel siis või mida sealt kapist siis nagu surfata ja selga panna, eks ju, vaid sa tead, sul on ülevaade, mis sul kapis on. Et ma arvan, et see on üks kapselgarderoobi selline kõige, vähemalt minu enda jaoks selline oluline aspekt, et ma tean, mis mul on olemas. Et muidu tihti selgub naistega rääkides, et nad tegelikult ei tea. Ja kui me hakkame seda ehitama, siis kui me näiteks oleme läinud koju neile külla, vaatama üle, mis neil olemas on, siis tekibki see, et nad hakkavad enne seda vaatama üle, mis neil on, ja siis saavad aru, et mul oli veel see ja siis see, et tegelikult ei tulnudki meelde, on ju. Et ma arvan, et see just ülevaade on väga oluline asi seal. Et jah, ma arvan, et on sellised kõige tähtsamad aspektid. Aga mulle tundub, et nüüd meil on päris selline ülevaatlik arusaam sellest, mis on kapselgarderoob või mida see endast kujutab. Nii et lähme vaatame, kuidas üks kapselgarderoob näiteks tehakse Marimaa näitel. Jah, hea meelega. Tänase kapselgarderoobi me oleme siia valmis pannud siis lähtuvalt meie modellist ja valisime ühesõnaga me tegime sellise kapselgarderoobi baasi, millest me enne rääkisime, et siin on 7 rõivaeset ja valisime baastooniks siis navy, et üks toon, mis meie modellile väga hästi sobib ja mis talle endale ka meeldib. Et alati, kui me kapselgarderoobi kokku paneme, siis väga oluline on ka see, et lisaks elustiilile, kehatüübile, värvitoonidele, et mis inimesele endale meeldib ja mida ta välja kannab, et see on hästi oluline. Siis me juurde tõime neutraalsete toonidena sellise vesihalli, õrne roosa ja tegelikult ka tumehalli, et see jakike on selline hästi nutikas, teda saab 2 pidi kanda, et tuua sisse siis kapslisse veel 2 erinevat tooni ja siis kerge mantlina on selline tegelikult pikk kašmiir kardigan siin. Mis on veel kapsli puhul oluline, on tegelikult siis see, et seda saab hakata täiendama aktsенtvärvidega, et me kohe siia baaskapslisse seda sisse ei toonud, et see on niisugune lisatäiendav element, aga näiteks siin on selline ilus sinakas halli põhitooniga pluusikene, et see sobituks väga hästi siin tema välja valitud juba seeliku ja pükstega, et selliste nii-öelda lisatoodetega saab siis hakata kapslit aja jooksul täiendama.
On ka väga selliseid erksaid värve võimalik sisse tuua, et kes sellist väikest värvilaiku tahab, et näiteks mustaga see on ideaalne siin kanda. Aga kes ei taha jällegi näo juurde endale sellist erksat tooni, siis tegelikult on väga nutikas viis valida näiteks seelik või püksid erksamas toonis, et siis ta ei ole sul kohe siin näo juures, sest tihti inimesed arvavad, et mingid toonid neile ei sobi, aga samas tahaksid oma garderoobi näiteks kas korallpunast või punast, et siis see on selline hea viis, kuidas midagi oma kapslisse sisse tuua. Ja lisaks siis nendele baasrõivastele, mis ma näitasin, on siin siis selline väga äge just täiesti marimolik selline kristallvöö, et sellega saab siis hästi-hästi erineval moel luua erinevaid stilistikaid, nii et tõesti ühe igapäevase nii-öelda komplekti muuta pidulikuks. Ja modelli peal me näitame siis erinevaid variante, et kuidas ühte kleiti kanda tennistega, kuidas kontsakingaga ja kuidas seda siis veel eri moel stiliseerida eriüritusteks. Täna me siis näitame stilistikaid ühe kleidi baasilt, et siin on siis selline hästi klassikaline, lihtne stiliseering ilusa piduliku kontsakingaga, et sellega saab siis minna nii kontorisse, erinevatele üritustele, et selline hästi lihtne ja ma arvan, see on selline variant, mille peale tegelikult iga naine ka ise tuleb. Et siit me edasi siis hakkame looma erinevaid variante, mis veel on võimalikud. Et üks väga lihtne nipp on siis tegelikult vahetadagi see kleidi originaalvöö meie sellise kristallvöö vastu ja siis see teeb selle oluliselt pidulikumaks. Siis siit edasi, mis võib-olla on paljude naiste jaoks isegi selline asi, mille peale me peame neid suunama, on see, et kanda siis sedasama kleiti tennisega ja vaatame siis, kuidas see variant välja näeb. Siin on siis seesama kleit nüüd tennisega, et meil on siin kleidi juures küll selline sinine, väga toontoonis tennis valitud, aga samas võib vabalt sinna juurde kanda ka valget tennist. Selle kleidiga sellisel kujul saab siis minna nii tööle, ma ei tea, sõbrannaga jalutama, et selles mõttes natuke selline casualim outfit. Et see on üks asi, mida meie oleme pidanud näiteks siin oma klientidele võib-olla rohkem tutvustama või julgustama, et ka sellist pidulikuna näivat kleiti saab tegelikult igapäevaselt ka kanda. Ja siia juurde siis, kui näiteks on jahedam, sobib väga hästi selline väikene jakike. Et see loob jälle natuke teise stiliseeringu ja samas on ka selline mõnusalt casual, et kui on jahedam, tahad mere äärde jalutama minna sõbrannaga, siis tõmbad selle peale ja näed väga šikk välja. Ja siis veel sellest edasi variant on meil ka see kašmiirkardigan, mida me ka kohe siia peale proovime. Et panna peale, aga jätta need hõlmad eest niiviisi pikalt langema ja siduda see vöö selja taha. Et siis on õlad ja käed kaetud, mis just kõige rohkem meil külma kardavad, aga samas see esipaneel on selline vabalt ja sirgelt kukkuv ja loob sellise hästi sihvaka figuuri. Ja see variant on siis tegelikult nii madalaga kantav kui ka kontsaga. Down.